Peatükk 4. Jeesust kiusatakse kõrbes. Siis vaim viis Jeesuse kõrbe kuradi kiusata. Ja kui ta oli paastunud 40 päeva ja 40 ööd, tuli temale viimaks nälg kätte. Ja kiusaja tuli ta juurde ning ütles temale: kui sa oled Jumala poeg, siis ütle, et need kivid leivuks saaksid. Aga tema vastas ning ütles: kirjutatud on, inimene ei ela üksipäinis leivast, vaid igaühest sõnast, mis lähtub Jumala suust. Siis kurat võttis tema enesega pühasse linna ja asetas ta pühakoja harjale ja ütles temale: oled sa Jumala poeg, siis kukuta ennast alla, sest kirjutatud on, tema annab oma inglitele käsu sinu pärast, et nemad kannavad sind kätel, et sa oma jalga vastu kivi ei tõukaks. Jeesus ütles temale: taas on kirjutatud, ära kiusa Issandat oma Jumalat. Jällegi võttis kurat enesega väga kõrgele mäele ja näitas talle kõik maailma kuningriigid ja nende hiilguse ning ütles temale: selle kõik ma annan sinule, kui sa maha langed ja mind kummardad. Siis Jeesus ütles temale: tagane minust, saatan, sest on kirjutatud, sina pead Issandat, oma Jumalat kummardama ja üksipäinis teda teenima. Siis kurat jättis ta rahule. Ja vaata, ingleid tuli tema juurde ja need teenisid teda. Jeesus asub Kapernauma. Aga kui Jeesus kuulis, et Johannes oli pandud vangi, siis ta läks ära Galileasse. Ja jättes maha Naatsareti, tuli ta ja asus Kapernauma, mis on mererannas Sebuloni ja Naftali aladel, et läheks täide, mis on üteldud prohvet Jesaja kaudu. Sebuloni maa ja Naftali maa, mereäärne tee, maa sealpool Jordanit, paganate Galilea. Rahvas, kes istub pimeduses, näeb suurt valgust ja surmamaal ja varjus istujaile, neile tõuseb valgus. Jeesus hakkab kuulutama. Sellest ajast alates Jeesus hakkas kuulutama ning ütlema: parandage meelt, sest taevariik on lähedal. Jeesus kutsub oma esimesed jüngrid. Aga Galilea mererannal kõndides ta nägi 2 venda, Siimonat, keda nimetatakse Peetruseks, ja Andreast, tema venda, võrku merre heitvat, sest nad olid kalamehed. Ja ta ütles neile: tulge minu järele ja ma teen teist inimeste püüdjad. Nemad jätsid kohe võrgud maha ning järgisid teda. Ja kui ta läks sealt eemale, nägi ta teist 2 venda, Jaakobust, Sebedeuse poega, ja Johannest, ta venda, paadis ühes nende isa Sebedeusega parandamas võrke. Ja ta kutsus neid. Ja nad jätsid kohe maha paadi ja oma isa ning järgisid teda. Jeesus teeb haigeid terveks. Ja Jeesus käis läbi kogu Galilea, õpetades nende koguduse kodades ja kuulutades kuningriigi evangeeliumi ja parandades igasugust tõbe ja vigadust rahva seas. Ja jutt temast levis üle kogu Süüria. Ja tema juurde toodi kõik vaevalised, mõnesuguste haiguse ja tõvepõdejad, seestunud, kuutõbised ja halvatud. Ja ta tegi nad terveks. Ja palju rahvast järgis teda Galileast ja Dekapolist ja Jeruusalemmast ja Judeast
ja sealtpoolt Jordanit.